järgmine päev hakkab, järjekorras vist on nüüd juba 6, on laupäev. Ja tänase päeva harjutus on selline, et hakkame läbi siit Matsalu looduskaitseala ja Matsalu lahe äärseid teid mööda siis sõitma Hiiumaa poole ja kindla peale peame täna jõudma normaalsel ajal Hiiumaale, nii et jõuab natuke Hiiumaatki ära sõita. Et siis hiljemalt pühapäeval, millalgi loodetavasti hommikupoole, jõuaks tagasi mandri peale. Et mingi võimalus oleks, et kallast mööda pühapäeva õhtuks Tallinnasse jõuaks. Aga kas nii läheb? Näitab aeg. Kloostri vaatetorni juurde selle mõttega, et siit avaneb ehk uhke vaade sellele üle ujutatud luhale, aga tornile ei pääse ligi. Aga nii suurt vett, nagu siin praegu on, ei olegi siin varem näinud ja esimest korda näen, et siin on ka jääpangad juba tee peale valmis roninud ja siin on see sild, millest üle saab luha peale, kus on siis märk, et ainult Keskkonnaameti loaga võib sinna sõita. Aga sinna ei olegi mõtet isegi Keskkonnaameti loaga sõita, sest sealt niikuinii mitte kuhugi ei saa, kui ainult vee alla. Ja vaatetorni ka ei saa, sest kummikuid pole kaasas ja redelini, selle jääpanga servalt, on rahulikult 3-4 meetrit vesist maad. Nüüd Haeska linnuvaatlus-torni juurde ja praegu sinnapoole kõndides paistab meeletu jäämägi. Ime, et see torn üldse püsti on ja ei tea, kas sinna ligi saab. Aga see on ka üks selline koht, kuhu soovitan kindlasti tulla, sest hea pererahvas peab siin toredat kohvikut, mis on küll lahti siis, kui ta lahti on. Ja siin on ka selline külalistemaja koht, kus ööbida. Nii et igavene mõnus koht siin maailma ääre peal. Mul oli üks väike aiatraktori, millega ma tegin sinna jääkarusselli ja siis käisin seal seda kola viimas. Ja just tulin teisest majast, et vaatasin, veri on nii kõrgele tõusnud, et viin selle traktori ära. Ja siis, kui vahetasin toas riided ära, tulin õue, siis jää oli tulnud ja 10 meetrit oli see traktor edasi liikunud, traktor oli jääuniku otsas. Jäi terveks, läks käima ka. Ei ole kampsuni ilm, aga õnneks on kohti peremisutus, et see võib kiri, et lähme nüüd käigu sinna. Tere! Tere! Nii vaikselt, vaata, ta tuleb ju niimoodi, et ta läheb sinna õnniku otsa ja siis pudeneb teisele poole. Siis tuleb järgmise hooga jälle õnniku otsa ja pudeneb jälle niimoodi. Kell 4.80 koos Aagisega. Vot. Aga õnneks poole tunni pärast läheb praam siia Hiiumaale ju läheb nii arvase kõik kvart. Aitäh! Nii et läks väga hästi. Ja tegelikult ongi praegu see olukord, kus tund aega eelmisest lülitusest ja hulganisti tupikmärkidega teid hiljem oleme jõudnud siis siia Hiiumaa sadamasse.
kasutan selle väikse aja ära selleks, et rääkida ära kaardijuttu, mida alguses suure suuga lubasin. Ühesõnaga, autos on olemas auto enda kaart selle suure ekraani peal, töötab TomTomi põhja peal, aga mul on läbi aastate tundunud, et tegelikult on nendest autodesse sisse heidetud navidest välja korjatud kogu oluline või tähendab ebaoluline informatsioon, et punktist A punkti B navigeerimine sujuks võimalikult tõrgeteta. On ju, lihtne ja iseenesest ka loogiline. Aga kui sa tahad teada, mis ümberringi veel toimub, siis selle tarbeks olen mina kasutanud juba aastaid Garmini Navi, mille sisse ma olen pannud siis algselt Regio teedeatlase, millel on Eesti kohta oluliselt detailsem kaart, näitab ära ka kõik väikesed tiigid, mis inimestel kodus on, lisaks kõik matkarajad, puhkekohad, ujumiskohad, no ühesõnaga meeletus koguses informatsiooni. Ja see, mis mul praegu navis on nüüd Regio Topo kaart, mis küll, tõsi, ei ole mõeldud autonavis kasutamiseks, see on mõeldud käsi GPS-is kasutamiseks, et selle järgi siis navigeerida ja siin on kõrgusjooned peal, siin on liinid peal, siin on kõik maailma kraavid peal, lisaks nendele tiikidele, muudele veekogudele, mobiilimastid, no ühesõnaga meeletu kogus informatsiooni. Miks ta ei ole autonavisse mõeldud, on see, et seda informatsiooni on siin nii palju, et mida kuvada. Autonavigatsiooniseade ei suuda sellise kiirusega kogu seda informatsiooni ära protsessida. Aga kui te olete selline nurga taga hiilija, sellise kohtade otsija, siis ma arvan, et see topokaart selles Garminis on väga suurepärane lahendus. Ja nüüd jõuame kohe Heltermaale ja kes ei tea, siis Heltermaa sadamast põhimõtteliselt kohe keerad vasakule ja paned õkva. Siin ranna ääres on kohe eriti lahedad sellised laagrikohad, kuhu saab ööseks või päevaks või millal iganes parasjagu tiksuma jääda. Ja sealt ka hakkab meie see Hiiumaa ring pihta. Kaardi järgi vaadates päris palju, aga neid teid on nii palju sõidetud, et tegelikult ma arvan, et me selle tiiru 3-4 tunniga peaksime ilusust ära tegema. Nii et täna õhtul saame siis veel mandrile tagasi. Tallinnamäe sadam. Kõik on Eramaa, kuhu minsa edasi. Kasarist mööda sõites on see Sääre tirk, aga see on nii kuulus koht, et siin on nii kõik käinud, nii et me käime siin selles alguses ära, nii et vaade oleks olemas. Aga tahan öelda seda, et siin samas parklas on ka väga ägedad laagrikohad ja paar aastat tagasi kui kalli kaasaga käisime kõik Hiiumaa matkarajad läbi, siis me sattusime ühte sinna ööbima ja oli väga mõnus. Nüüd juhtus kuidagi niimoodi, et tirbil sai aku tühjaks. Aga mitte sellest tirbist ei tahtugi tegelikult rääkida, vaid natuke maad edasi on Orjaku matkarada ja siin on Roostiku ring 690 meetrit ja Tullukivini 400 meetrit. Ja tegelikult on siin ka suurem matkarada. Nii et see on see, mida Hiiumaale tulles tasub kindlasti vaatama tulla, sest see on vaatamisväärsus omaette. Siin läheb siuke pikk laudtee mööda Luhta, teeb suure kaare, jõuab ühe vägeva kivini, siis läheb natuke maad edasi, on vaatetorn. Ja siis läheb veel suure kaarega, nii et siin saab väga toreda elamuse. Hakkab veits errorisse kiskuma või? Näe, vesi tuleb läbi. Plaan hea, aga... Kummikuid oleks või? Aga varustuse kehva? Varustus kehva. Ühesõnaga, nagu ma ütlesin, suurepärane koht, aga täna jälle ei saa. Ja ega nüüd polegi muud, kui tuleb Emmaste ja Sõru sadama poole tuld panna. Siin väga palju kuskilt maha keerata pole peamaante pealt, nii et saab mõnda aega jälle sõita rahulikult. Sest ega siin enam nalja pole. Kell on juba natukene 4 läbi. See tähendab seda, et meil on paar tundi valgust ainult veel ja siis läheb juba pimedas kompamiseks. Sõru sadamast edasi sõidavad Hindu ja
ja Tohvri poole leiavad siit Tohvri metsade vahelt hulga rannakaitsepatareide jäänuseid. Noh, igavesti põnev koht nendele inimestele, kes militaarajaloost lugu peavad ja nendele, kes majakatest lugu peavad. Võin öelda, et siia tee peale jääb 2 põnevat majakat ka. Ja kui te juba Sõru sadamas olete, siis seal on erakordselt kihvtid vanad laevad. Me oleme nüüd omadega jõudnud vahepeal Kõpu poolsaarele ja praegu käib tihe uhamine, et jõuaks nende Kõpu poolsaare ringidega ühele poole, enne kui päike ära kaob. Ja ega siin seda päikese valgust enam vast rohkem kui pooleks tunniks pole. Nii et praegu tuleb uhada nii palju, kui torust tuleb ja loodetavasti jõuab siis pimeda paiku näiteks ideaalis Kärdlasse. Et sealt edasi on juba lihtne ka pimedasse sadamasse ära sõita. Aga siin Kõpu peal on veel mingisuguseid kohti, mida tahaks läbida niimoodi, et on näha, kuhu lähme. Siin Kõpu poolsaarel on muidugi vaatamist hulganisti, erinevaid tuletorne, militaarrajatisi, surfiparadiisid, kaunid rannad, eriti ägedad laagrikohad, aga selleks, et me ikkagi homme õhtul oma projektiga saaks õigel ajal finišisse, et see projekt lõpeks ära ikkagi pühapäeva õhtuga, siis meil tuleb natuke hagu anda, midagi pole teha. Muidu me oleme 2 käega Hiiumaa poolt, Hiiumaa on väga tore, aga praegu võib-olla peavad mõned kohad käimata selle pärast, et õigel ajal finišeeruda. Kell on nüüd saanud 6:30 õhtul, väljas on peaaegu hämar ja me oleme jõudnud Tahkuna ninasse, siin on see uhke tuletorn on ju. Ja nüüd ongi viimane asi, mida ma tahtsin valges sõita, et midagi näeks, on siit Tahkuna looduskaitseala piiri pealt, siit Tahkuna poolsaare ülevalt ranna äärest läheb see militaarrajatistega ääristatud tee, et siis siit juba Lehtmast otse alla Tarestesse tulla mööda suuremat teed. Nii et kui selle ka nüüd siin veel mingi enam-vähem valgusega tehtud saab, siis me põhimõtteliselt oleme mäel ja siis jääb üle siit Kärdla tagant läbi sõita pir ja sadamasse ja et asjal veelgi suurem kerge pinge juures oleks, siis selgus, et viimane praam läheb siit mandrile 20:30. Nõnna, jõudsime väikse ajavaruga siia Heltermaa sadamasse ja tuleb tunnistada, et saime ringi peale uhatud Hiiumaale ja jäi veidi kripeldama see kiirustamine. Samamoodi jäi kripeldama nagu Traveleri ringi aeg Iirimaa. Aga no mis teha, aeg sunnib takka ja tuleb toimetada ja seda Hiiumaad on muidugi saanud sõidetud ka nii, et isiklikult kui midagi vaatamata ei jäänud. Aga edasine plaan on nüüd see, et läheme siit praamiga üle, 1 tund ja 15 sõidab ja siis mõtlesime välja, et teeme nüüd siin pimedas veel aja kokkuhoiu mõttes ära selle sealt sadamast kuni Haapsaluni Ülemise serva ja siis võtame Haapsalu endale hotelli. Peseme ennast vahetuseks puhtaks üle kere. Ja siis jääb homseks veel see harjutus Haapsalust kuni Tallinnani, mis muidu võib ju mõelda, et on köki-möki, et see on 100 kilti. Aga mööda seda kaldaäärt tulles ma pakun, et see kilometraaž võiks jääda kuskile sinna 200-250 kanti. Aga kui kellegile Hiiumaa matkarajad huvi pakuvad, siis panen siia video alla lingi. Mul on blogis päris mitu postitust sellest üle-eelmise aasta kondamisest, kui me Talli kaasaga kõik Hiiumaa matkarajad läbi käisime. Hommikust, kell on 8:40, eilne plaan läks selles mõttes hästi, et jõudsime Haapsallu ja tänane plaan läheb selles mõttes hästi siis, kui me oleme mingisuguseks õhtuseks ajaks jõudnud Tallinnasse. Et siit on tegelikult sots minna, nagu meile rääkisin, aga mööda seda kallast võtab see aeg. Saame siit juba startida siis väikese kaarega Noarootsi poolsaarele. Teeme seal tiiru ära,
see on mul risti-põiki läbi sõidetud ja põhimõtteliselt on sellega lihtne, et peaaegu kõik teed, mis rannikuvarde viivad, on eramaad ja erateed, nii et seal saab mõned väiksemad ringid sõita ja siis juba üles Tirhavi poole. Aga 7. päev ja seiklus hakkab läbi saama ja praeguseks hetkeks on sõidetud 2521,2 kilomeetrit. Sama maa on näiteks sõita Tallinnast Kosovosse või Tallinnast Toskaanasse. Üks tee sõidetud, mis on ammu juba kripeldanud siit Noarootsi poolsaare pealt, tuleb siuke väike rada suure tee peale välja ja mitu korda ma olen siit mööda sõitnud, nii et ei ole seda tee otsa ära tabanud. Aga nüüd õnneks teistpidi sõites sai sellega tehtud, nii et päev on jälle alanud hästi. Selline leid metsa seest. Nii äge. Eestimaa ikka üllatab. Jõudsime nüüd Österby sadamasse ja siin on vahepeal toimunud huvitavad arengud. Millal ma siin viimati käisin, eelmine aasta või üle-eelmine aasta, siis seda sorti maja siin küll ei olnud. Ja kui jääteedest rääkida, siis siit läheb edasi see jäätee, mis Noarootsi inimesi talvisel ajal Haapsaluga seob. Praegusel hetkel seda valmis pole ja vaevalt, et see aasta saaki. Aga see on ka üks sellistest jääteedest, mis peaaegu igal aastal olemas on. See on Tirhavi, siin on tore kalakohvik ja kui siit nüüd rannikud mööda minna lääne poole jääb siia hulganisti selliseid toredaid mitteametlikke laagrikohtasid ja piknikukohtasid, mis on ka täiesti fantastiline, aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid siin kõrval Põõsaspea neeme otsas asub üks sedasorti koht, mida mina isiklikult pean rannikuäärsetest kohtadest üheks kõige ägedamaks Eestis. Siin poolsaare otsas on mõnus tühjus, nagu sellistel väikestel tirpidel ikka. Siis on siin tulepaak, igavene polakas ja siis on väike linnuvaatuse majakene, kus saab rahulikult tuule ees varjul olla ja linde oodata või midagi muud põnevat silmata. Ja mina päris täpselt ei tea, miks see koht mulle nii hirmsasti meeldib, aga see on minu meelest üks ägedamaid rannikukohti Eestis üldse. Võib-olla sellepärast meeldib, et siin tuleb siuke maailmalõpu tunne peale. Kole tuul ja kole külm ja kõik mõnusad asjad. Aga nüüd hakkame siit läbi metsaraja Nõva poole murdma. Jälle hulka maad maha uhatud ja oleme jõudnud lõpuks välja Pakri poolsaare otsa ja siin on majakas, kuhu saab üles minna, kui majakas lahti on. Ja siin on varemeid ja söögikoht ja skulptuure ja kauneid vaateid ja matkaradasid ja ühesõnaga siin on teha kõvasti. Ja lisaks sellele, et siin on kõvasti vaadata, on siin ka kõvasti teid, mida sõita. Et tegelikult see Pakri poolsaar on kõik täis sellised väikseid radasid ja siin on ka mõned RMK laagrikohad ja lõkkekohad. Nii et kellel huvi, siia tasub kindlasti tulla urgitsema, sest siin ma arvan, et leiab tegevust ikkagi tundideks.
radu igasugustele autodele. Nii nendele, kellele meeldib maastiku peal sõita, kui ka nendele, kes nii väga maastiku peal ei taha ronida. Ja kui siin poolsaare peal või õigemini siin üleval otsas asjad tehtud saavad ja teed kõik läbi sõidetud saab, siis võib minna ka sadamast allapoole. Seal on selline mõnus madal rohuala mere ääres ja kui seal mööda rannikut jalutada, siis leiab sealt veel seda sorti huvitavaid asju, mis võiks olla näiteks ammuilma kaldal uhutud päästeparm, mille juba rannaliivad ja tormid on enda valdusesse võtnud. Ja kes nüüd seda minu träkki siia sõitma tuleb, siis olgu teadmiseks, et me tulime mööda seda lihtsamat ja suuremat rada, mis siin on. Aga siit ka ranniku äärest läheb üks eriti põnev rada, aga sinna ma hakkan sellepärast minema, et seal on üks seda sorti koht puude vahel keeramine, kus ma haagisega kindlasti läbi poleks saanud. Nii et selle olukorra vältimiseks võtsime praegu kergema lahenduse. Hakkame nüüd kohe Tallinnasse jõudma ja peab tunnistama, et kerge väss on peal, aga see ei tähenda seda, et kui Tallinna piir ületatud saab, siis paneme kohe esimese jutiga linnahalli juurde ja tõmbame seiklusele joone alla, vaid Tallinna sees tuleb ka need sakid kõik ilusasti ära teha. Aga nüüd Tallinnasse jõudes võib öelda, et ring hakkab peaaegu täis saama ja tuleb au anda autole. Ma olen eelmise generatsiooni Outbackiga sõitnud Johannese lähetamise sarja tegemise käigus peaaegu pool Euroopat läbi. Ja see uus variant on nüüd selle eelmisega võrreldes veelgi ägedam ja eriti kihvt on see 1,3 sentimeetrit kasvanud clearance. Ja see jõudlus iseenesest on ka väga äge. Ma natuke pelgasin, et selle paksu lume sees haagist järgi vedades, millel on oluliselt laiem rööbe ja laiemad rattad all kui autol endal. Et võib-olla on nagu veits keeruline paksus lumes sumada, et auto teeb oma jälgi ette ja peab veel käru ka veel järgi ja tagurdamised ka sinna otsa. Aga tuleb tunnistada, et sellega sai auto kõik väga ilusasti ja hästi hakkama. Nii et, ja mugavuse poole pealt ega pole ka midagi ette heita. Tegelikult suvise reisi käigus saaks istmed alla lasta ja ka autos magada. Ja mis siin saada, tegelikult on see auto mõne koha peal ka üllatanud, eriti just see saaremaine jääkolakate ületamine, mis esmapilgul tundus kuidagi väga kahtlane ja keeruline olevat. Aga muus osas on siin väga mõnus, mugav ja avar sees olla, nii et kisub jälle pikemale sõidule. Seitsmes päev, kell on 3:30 ja läbitud on 2802 kilomeetrit ja me oleme finišis siinsamas linnahalli juures tagasi. Oli pikk tee, oli kõver tee, keerata sai palju, aga õnneks jõudsime lõpuks finišisse. Nüüd aga tuleb tunnistada, et kerge väsimus on peal ja tuleb välja mõelda järgmine uus projekt.